Tere siis kõigile, kes veel ei ole meid näinud. Räägin siis kährikukoera loost üldiselt Euroopas ja ka siis täpsemalt Eestis. Et enamus sellest informatsioonist, mis ma siin täna annan, on kirjas selles Kauhale ja Kovaltšiku ülevaate artiklis, et kellel on hiljem huvi, saab vaadata. Aga Eesti kontekstis võib-olla on Joel Steinfeld selle loo päris hästi juba kokku võtnud Mägramaja laulu järgi, et järsku olid siin massiliselt mingid uued tegelased. Trükisid siis tõesti sisse, et on teada, et need mägraurgudes tõepoolest armastavad elada. Ja seda kakluse osa ma siin ka hiljem natuke arutlen, et kas siis mägra ja kährikukoera vahel läks kakluseks või mitte. Kährikukoer, neil on tõesti kihvad, et nad on seltsi järgi kuuluvad need kiskeliste seltsi, aga sellest ka siis hiljem pikemalt, et kui kiskjad need tõepoolest siis, kas nad on nii väga kiskjad või ei. Siia need jäid, koerad jäidki majja ja mis siit edasi saab, sellest ka siis vaatame. Et kõigepealt, et pärit on nad Kaug-idast, see tumehallala. Siin seal Kaug-idas on 6 erinevat alamliiki eristatud ja need, kes on siis siia Euroopa poolele toodud, need on pärit sellest väiksemast hallist läigust seal, ehk siis kuskilt Amuri aladelt. Ja siis 20. aastate lõpus Nõukogude Liidus keegi juba otsustas või tolleaegses Venemaal, et me võiksime siinset faunat rikastada veel ühe karusnaha loomaga ja nii neid kährikukoeri siia tooma hakati. Esimesed suuremad introduktsioonid olid nii suured, et toodi lausa pea 10 000 isendit lasti loodusesse lahti kuskil seal Kirde-Venemaal. Aga üritati ka seal Abhaasia kandis, aga seal ei jäänud need populatsioonid püsima, et need asulkonnad, kes seal nüüd on, et need on siis edasise leviku käigus nagu tekkinud. Nõukogude Liidu siis läänepoolsetel aladel sinna alla käivad siis ka Balti riigid, Eesti, Läti, aga viidi ka lõpuks Poola isegi. Ametlikult siis toodi sisse ka kährikukoer, et Eestisse esimest korda toodi umbes 80 isendit. Aga eks nad varem olid juba levinud ka Venemaalt sealt kuskilt Pihkva oblastist siia Eestisse, et esimesi isendeid nähti juba 30. aastatel tegelikult ka Eesti looduses. Ja see hall ala, siin see triibutatud ala, siin kaardi peal on siis see, kuhu on konkreetselt sisse toodud ja hall ala on siis see, kus ta on nii-öelda invadeerunud või ise levinud. Et põhjas mingil määral see väga külm arktiline kliima teda peatab. Lõuna pool arvati ka, et Alpid on liiga karm koht, aga nüüd on juba isendid kohatud ka teispool Alpe. Nii et levib ta päris hästi ja Balkani suunal näiteks praegugi laiendab oma areaali päris tublisti. Siis sellest, et miks ta nii hästi on suutnud siin kanda kinnitada. Üks ongi siis see, nagu ma juba rääkisin, et neid toodi üsna palju sisse igale poole ja neid introdutseerimisi toimus korduvalt ja tõesti sellised suured asurkonnad võeti või tekitati kohe alguses. Ja kuna neid introduktsioone on olnud erinevad, siis on ka geneetiline mitmekesisus Euroopas tegelikult suhteliselt suur, et on eristatud lausa 2 klaadi ja neid haplotüüpe oli vist lausa 9 mingite andmete kohaselt. Ja nagu seal kaardilt ka näha oli, et tõepoolest nad on head levijad, nad on sellise varjulise eluviisiga, liiguvad pigem hämaras ja pimedas, et siis inimesele nad väga silma ei hakka ja erinevalt rebasest ma ütleks, nad ei kipu ka väga asulatesse nii sageli kui rebased. Et kui kährik tuleb inimese juurde nagu täitsa näitab ennast, et siis üldjuhul on tal midagi viga, kas ta on siis lihtsalt natuke toitu sellest, et ta on veel noor ja kogenematu või on tal mingi haigus. Või siis peab ikka väga suur nälg olema.
et üldiselt need inimesele ennast väga näidata ei taha. Siis veel see põhjaareaali osas kindlasti, et neil on see taliuinak, mis on ainulaadne koerlaste seas. Ükski teine koerlane taliuinakuks võimeline ei ole. Ja seejuures siis lõunapoolsetes piirkondades nii oma päris kodumaal kui ka Euroopas siis mingit taliuinakut ei toimu. Et siin on toodud välja ka mõned parameetrid, et kui see õhutemperatuur on juba püsivalt alla -10 kraadi, siis kährikoerad üldiselt otsivad endale mingi soojama koha ja jäävad sinna taliuinakusse. Keha temperatuur langeb maksimaalselt 2 kraadi võrra on kindlaks tehtud, et mitte rohkem. Et suurt ruttu nad tulevad sellest uinakust välja, kui neid häirida. Siis lumikatte paksust on näidatud, et peaks olema püsivalt üle 35 cm ja päevavalgust siis vähem kui 7 tundi. Et need on sellised keskmised parameetrid, et eks siit hälbimisi toimub. Et Eestis on näiteks näha olnud nendelt mets- ja kaameratelt, mis seal looduskalendri lehel üleval on, et need kändõbised kährikoerad, kes on siis haiged, kellel on see energia kadu päris suur, et nemad ikka käivad päris pakasega ka seal söödaplatsi peal söömas. Et see sõltub. Ja siis sügiseti on selline nuumperiood, et kui kevadel kährikoerte selline kaal jääb sinna 4-5 kilo kanti, mõned on veel väiksemad, siis sügiseks 9-10 ei ole üldse haruldane. Et nad siis kuskil augustist hakkavad siis nuumama ennast, ütleme nii, et looduses on selleks ajaks marju tekkinud päris palju, aga meie looduses leidub seda inimese poolt pakutavat ka päris palju, mille arvelt siis rasva süüa ennast. Siis kindlasti mitte väheoluline on ka fakt, et neil on väga kõrge sigimispotentsiaal. Keskmiselt pesakonnas 8-10 kutsikat, see küll varieerub levile osati, aga see 10 kutsikat ei ole üldse haruldane. Ja kõik kutsikad muidugi ellu ei jää, aga võiks öelda, et rohkem 2 neist kindlasti jääb, kuna me näeme, et neid siin looduses on palju ja kutsikate ellujäämusel aitab kindlasti kaasa ka asjaolu, et tegemist on monogaamse liigiga, ehk siis nii emane kui isane mõlemad hoolitsevad kutsikate eest. Ja on näidatud, et isegi isased isendid viibivad kutsikate juures kasvatamise perioodil pikemalt, et siis nii-öelda jätavad emasele rohkem aega, et toituda, ehk siis seda piima rohkem produtseerida. Ja nad on ka muul ajal koos, et ainus aeg aastas, kus nad paarilised lahku võib-olla rohkem lähevad, on see nuumamise periood, et siis nad on sellised hulkuvad rohkem ringi, aga talvel urgu nad lähevad koos jällegi oma sama partneriga. Ja tegemist on tõelise oportunistiga, ehk siis ta sööb kõike seda, mis talle ette jääb, millest jõud üle käib ja mille nimel ei pea väga palju vaeva nägema. Ja ka elupaiga suhtes on nad väga paindlikud, et nad üldjuhul nad eelistavad sellist kohta, kus on palju vett ja kus saab varjuda, aga võivad ka igal pool mujal elada. Ja siit me siis jõuamegi probleemide juurde, et ma olen siin sellist 3 suuremat probleemi nagu välja toonud. Et algul, kui hakati nagu rohkem selle kährikoera teemaga tegelema, eriti just siis seal Soome pool, ehk siis väljaspool Nõukogude Liitu, siis tekkis kohe hirm, et äkki ta on väga kõva konkurent meie juba olemasolevatele mesokarnivooridele, ehk siis mägrad ja punarebased. Tõepoolest, kährikoerad kasutasid seda kohe ära oma introduktsioonialadel, et olid olemas mägraurud ja sinna nad sisse kolisid. Nüüd seda, kas nad neid mäkrasid seal turgudest lausa välja tõrjuvad, selle kohta nagu otsesid tõendeid ei ole. Mingid uuringud on näidanud, et nagu mägrad kipuvad nendes turgudes vähem nagu poegi hoidma, et nad siis kolivad kuhugi kõrvalurgu, aga see ei ole ka väga kindel.
Ja mis kisklusesse puutub, siis pigem on nii, et kui mäger leiab kährikukutsikat, siis ta murrab need maha, et kährik nagu mägrakutsikatele üldjuhul liiga ei tee, et tõenäoliselt kui mingi raibe kuskil vedeleb, ta selle ära sööb, aga see on ka kõik. Ja rebased ju samamoodi kutsikate aegu võivad seal mägraurgudes olla. Soomes tehtud 70-ndatel oli mingi uuring tehtud, kus siis leiti, et see, et need mägraurud on tõepoolest olemas, et aitas nende kährikukoerte levikule nagu oluliselt kaasa. Toitumisse, mis puutub, siis toidu nišid kattuvad nii rebase kui ka mägraga kährikukoeral, aga mitte nii suures ulatuses, et nad nüüd tõrjuda saaks üksteist välja. Et kõik nad on suhteliselt paindlikud. Et võiks öelda, et rebane on neist siis kõige karnivoorsem, siis on kährikukoer ja siis on mäger, selline omnivoor seal, kõige omnivoorsem, siis ütleme nii. Siis järgmine aspekt on toitumine. Et kõige suuremad hirmud on olnud seotud maas pesitsevate lindudega, seda nii haneliste osas ehk siis pardid, kui ka, miks mitte kanalised ja rannikul veel, kes seal iganes pesitsevad. Mina vähemalt ei ole mitte ühtegi artiklit leidnud, teadusallikat leidnud, kus oleks täiesti ära tõestatud, et nad nüüd mõnele linnuasurkonnale suudavad tõsist kahju osutada, see on lokaalsel tasandil täiesti võimalik, näiteks väikesaartel. Et pigem uuringud on näidanud vastupidist, mis puutub partlastesse just, et Soomes tehtud uuring, kus siis oli selline katseala, kus püüti kiskjad välja, seal püüti välja metsnugis, siis kährikkoer ja rebane ja nagu mitte mingisuguseid seoseid nagu katseala ja siis kontrollala vahel kährikkoerte puhul ei leitud nagu, et mingisugust kahjulikku mõju nendele partlastele. Pigem partlaste asurkond seal, kus oli rohkem kährikkoeri, tõusis hoopis. Et küll aga see kahjulik mõju tuvastati nii rebase kui ka nugise puhul. Ja tegelikult sarnast asja näidati ka Lätis tehtud uuringus, seal oli siis pesakatse vormis, aga minu meelest olid seal ka need päris pesad olemas, et seal ka, et see kährikkoer rüüstas olemasolevatest pesadest 0,3 või 6% ainult. Et enamus oli jällegi rebane, meie oma kohalik kiskja ja nugis ja vist oli ka mink seal hulgas. Et nagu päris teaduslikke tõendeid ei ole selle lindude kohta. Kunagi ka väideti kuskil Venemaal, Voroneži oblastis vist oli see mingi kaitsealal, et kõik metsised on nad ära, metsisel ja tedrel on kõik munad ära söönud ja tibud ära söönud, aga pärast tuli välja, et see oli selline väide ainult, et seal ringkonnas üldse kährikkoeri tollel ajal hetkel veel ei olnud. Jah, et need hirmud on sellised oletuse põhised. Ja teine asi on kahepaiksed. Nende puhul on küll täiesti selgelt ära näidatud, et väikeste asurkondade puhul kährikkoer võib väga suurt kahju põhjustada. Lõuna-Soomes, seal väikesaartel, siis jällegi seal 70-ndate lõpus oli see, kui ilmus kährikkoer, siis väikesaared olid kolmedest tühjad. Aga kui on suuremad populatsioonid mandri osas, et ei ole hullu. Eestis ma olen kuulnud, ma ei ole ühtegi dokumenteeritud fakti näinud, aga kes tegelesid siin kõre asustamisega, et väikelaidudel ja saartel, et kährikkoer oli nagu ära söönud. Kumarei 2 aastaga peale kähriku sissetulekut kadusid kõik laulvad konnad. Et see aspekt on nagu täiesti olemas. Aga suure skaalal, ma ei usu, et nüüd tervel mandri Eestis näiteks suudaks kahepaikset nahka pista vaevalt. Et põhilise toidubaasi looduslikku moodustavad loomsest osast närilised, üsna palju söövad ka selgrootud, kui on valida, kui on olemas.
ja siis sügisperioodil, talvisel perioodil marju ja mingeid vilju. Aga Euroopas üldiselt toidubaasist väga suure osa moodustab see, mida pakub inimene. Kas siis see, et meil siin Põhja-Euroopas on see lisasöötmine, eks ole, metsloomade lisasöötmine väga sage. Või siis näiteks seal Saksamaal on need maisipõllud, kus nad saavad ise omale kätte vajaliku asja. Ja karu nad ka on võimelised püüdma. Aga närilistega on ka see asi, et selliseid väledamaid närilisi nad üldiselt, nad ei viitsi jamada nendega, et nendega on raske kätte saada, et ikka, kes on selline vähe laisem ja keda on kergem kätte saada. Et ma olen selline tõeline oportunist ja omnivoor tõesti, selline laisapoolne. Ja siin Eestis võiks öelda selle asurkonna ütleme siis suuruse püsimisele aitavad väga edukalt kaasa need metsikade söödaplatsid. Tegime ka ise siin hiljuti uuringu ja leidsime, et enamuse kährikuarte maagutes leidus seda vilja siis näiteks, mida seal söödaplatsil on, aga ka õunu. Ja samal ajal oli maos sageli ka raibet, näiteks metsjäänuseid või metskitsejäänuseid ja oli ka sagedasti närilisi, mis on loogiline, et kuna sul on see teravili maas, siis see koondab närilisi talveperioodil ja raipega on ilmselt see teema, et jahimehed üldiselt, ega nad kõike seda kraami, mis nad maha lasevad ja koju ei taha viia ja siis sisikonnad ja nahad, need jäetakse väga sageli just sinna söödaplatsi juurde. Et kõik see toit on seal kätte saadav. Aga see omakorda võib kaasa aidata haiguste levikule, kuna nii raibetega, näiteks metsigadega, eks ole, trichinelloos saab levida ja närilistega näiteks echinokokkoos, et on selline kahe otsaga asi, et ühest küljest me muudkui räägime, et on meil võõrliik ja tahaks tast lahti saada, aga teisest küljest me just aitame tema püsimisele siin looduses kaasa. Väga sageli. Siis kolmas hirm ongi see, milleni ma ka välja jõudsin juba otsapidi, on haigused. Ja minu hinnangul vähemalt ja ka uurijate hinnangul, et see on nüüd see reaalne oht, mis tõesti on olemas, et mille puhul me peaksime siis või võiksime hirmu tunda. Et ta on väga oluline marutõve vektor Euroopas. Kui marutõve laine üle käis, siis siin lõuna pool oli ta number 1 levitaja, aga põhja pool Soome lahti siis oli rebane et need rebased ja kährikkoerad põhiliselt levitasid seda marutõve. Nüüd meil on, eks ole, see vaktsineerimiskampaania, see on väga edukas olnud. Ja siis Hiinas on näiteks nad ka SARS-i levitavad, on näidatud ja seda sellise linnugrippse H5N1. Ja Saksamaal viirustest on levinud näiteks koertekatk ja Aasias ka oli vist ka seal Hiinas ja Koreas. Koertekatkil inimesel ei ole ohtlik, aga lemmikloomale ikkagi. Siis see sama echinokokkoos, mida närilised levitavad, mis võib ka inimesele ohtlik olla. Meie uuring, meil oli 250 kuskil looma, mis me läbi vaatasime, sealt me leidsime 4 loomal siis echinokokki. Et rebastel on küll tunduvalt sagedamini, umbes 30% populatsioonist, aga kährikkoeral on ka siiski potentsiaali. Siis see sama trichinelloos, mis näiteks mets ja raibet süües saab ringlusesse jääda ja põhja pool Euroopas ehk siis seal Soome aladel ongi näidatud, et see trichinelloosi hoiab seal metslooma asurkonnas sageli just see, et kährikkoertel on ta olemas. Et paljud loomad ju söövad ka kährikkoera raibet tegelikult. Ja siis see samune kärntõbi, et siis kui see marutõvi meil lüüti kriips peale, siis hakkas plahvatuslikult Eesti asurkond vähemalt ja lähedal aladel ka kasvama, hästi palju kährikkoeri tekkis juurde ja siis tekkis uus probleem, ehk siis hakkas kärntõbi levima. Ja eks see nüüd siis ka reguleerib natuke seda asurkonna suurust.